Tervist minu poolt ka siis, mina Mart. Ja jube kihvt on näha, hästi palju mõnusaid tuttavaid nägusid on siin ümberringi. Ja siis ma ikkagi kasutan võimalust, et see klassikaline after lunch teema, et aitäh teile, kallid kolleegid Santa Monicast, et tegin täna hommikul kiire Google searchi, top 5 hitti ja first presentation slot ever. Et after lunch muidugi. Et kes teeb nagu viimast socialit, eks ole, kes vaatab meili, kogu vereringe on suunatud sinna seedimisse, eks ole, keegi midagi ei mõtle väga, et suurepärane võimalus. Aga õnneks ma vaatasin, et olite oma neid ainukest promotud partnerit, olete pannud samasse nagu slotti ja te olete nagu toredad oma sõprade vastu. Just. 2 sõnaga pean endast ka rääkima. Et tegelikult päris värskendav, et ainuke kord, kui ma olen saanud vist ettekannet teha, kus ma ei pea rääkima eelmise majandusaasta numbritest, turuosadest, teate küll, eks ole. Et kuskil 15 aastat olen nüüd teinud seda või natuke rohkem, seda ICT-sektori asja. Ja siis alustasin riigisektorist tehnilise spetsialistina, sealt edasi umbes 7 aastat tuli pangandust Swedbanka, millest siis pool olin infrastruktuuri eest vastutav Baltikumis ja teise poole siis kogu grupis. Sealt edasi 3,5 aastat telekommunikatsiooni IT-teenuseid, siis Elion, hiljem Elion EMT, hiljem Telia, seal vastutasin siis operatsioonide ja teenuste halduse eest. Hetkel olen teinud siis natuke sellist konsultatsioonibusinessit ja täna peamine ülesanne on mul siis Riias pank nimega Citadele, kus ma siis aitan neil nii-öelda ICT strateegiat, ICT juhtimist, erinevaid selliseid nagu suuremaid transformatsiooni initsiatiive ellu viia. Vot. Nii, räägin siis. Näed, ma ütlesin, teil ei ole keynote'i. Kõik mu ilusad animatsioonid on kadunud. Aga anyways, räägin peamistest tehnoloogiatrendidest, mis on seotud digitaliseerimisega ja tegelikult siis fookusega, et mis on siis nii-öelda nagu minu kogemuse järgi, aga ka mõne suurema rahvusvahelise ettevõtte järgi siis nii-öelda mõju sisemistele tehnoloogia ja või IT-organisatsioonidele. Et see digitaliseerimine on täna kindlasti üks nagu megatrend, see on selge, aga siis ma vaatasin, et Gartneri vaates nad jagavad selle asja seal umbes nagu 3 sellisesse suurde plokki. Et plokk number 1 on siis kõik, mis on seotud nagu device'idega, ja device'ide mõttes mitte ainult siis nii-öelda nagu telefonid, padid ja arvutid, eks ole, vaid kõiksugused asjad, mis käivad käe peale ja kõrva ja kogu see nagu see kantavate asjade pool. Samamoodi ka igasugused jubinad, mis käivad autodesse, majadesse, liftidesse, prügikastidesse. Ja kogu see prillide pool ka, eks ole. Et mida te siin ka vist temate minu meelest, et see on nagu äge trend, eks ole. See on mingi huvitavad numbrid, et kuskil 2020 äkki tuleb igas tunnis online umbes 1 miljon device'i. Igas tunnis. Et juba järgmine aasta küsib natuke vähem kui kogu maailma elanikkonna number, ehk siis 6 miljardit device'i endale supporti, ehk siis tegelikult ka need nii-öelda toetavad organisatsioonide platvormid, nende nii-öelda nagu kasutajaskond tegelikult kasvab täpselt 2-kordseks läbi siis nende asjade. Et teine asi, mida sellest plokist võib-olla peaks ära mainima, on siis nii-öelda see kasutajakogemus üle siis nagu nende samade erinevate device'idega, aga erinevate nagu online ja füüsiliste kanalite, eks ole. Et sellest räägitakse hästi palju. Ja selles nagu plokis loomulikult seda jõua nagu lõpuni lahti rääkida, et siin keskendukski just selle, nagu selle kasutajakogemuse poolele. Et järgmine plokk on paljuski ümber siis nagu selle kogu see device'i maailm ja ka need inimesed, kes neid kasutavad, toodavad suure hunniku nii-öelda andmeid. Et nüüd on, vanasti oli nagu paljuski räägiti nagu sellest, et kuidas neid andmeid nagu koguda ja siis mis selle andmekoguga nagu pihta hakata. Ehk siis kogu see data warehouse indus, kogu need raporteerimised ja natuke analüütikat sinna peale. Et täna selgelt ikkagi väärtus on liikunud sinna, et mis siis nagu selle andmete pealt tehtud analüütikaga tegelikult pihta hakata, et millised on need tegelikult need ärilised ja tehnoloogilised otsused, mis tänu sellele tehakse. Ehk siis kogu see algoritmide jutt ja kogu see nii-öelda nagu masinõppimise jutt ja kogu see asi seal ümber. Sinna alla lähevad ka loomulikult sellised nagu need ise sõitvad autod, kus vist paar päeva tagasi läksid esimest korda, läks vist Uber laivi nüüd kuskil Pittsburghis äkki. Et täitsa sõidavad ringi taksod juba,
küll nagu juht istub nii-öelda kõrvalistmel kõrval, et ta saab nagu üle võtta, aga tegelikult juba nad nagu ringi sõidavad. Just, ja siis see viimane plokk on rohkem nagu see, et mida see siis nagu tähendab selle tehnoloogiaorganisatsiooni jaoks. Et siin on kindlasti asjad nagu uued arhitektuurid, uus lähenemine security'sse, mis on paljuski nagu ümber selle, et kui vanasti üritati hirmsasti kõike nagu lõpuni ära kaitsta, eks ole. Et tulemüürimees istub siin, eks ole. Et, ja kogu see antiviirused ja kogu see muu pool, siis täna ikkagi paljuski arvate, on liikunud maailm sinna, et tegelikult tuleks pigem investeerida sinna, et aru saada, mis on juhtunud või kas on midagi juhtunud ja siis mis sellega pihta hakata. Kogu see detect-respond tüüpi nagu lahendused. Ja siis sinna alla tegelikult käib ka kogu see uut tüüpi viis siis nagu tehnoloogias asju ära teha. Et ma tean, Ilmarile väga ei meeldi see bimodeli jutt, aga seda peab ikkagi ära rääkima, et see kahe nii-öelda kiirusega IT või kahe kiirusega tehnoloogia. Ja tegelikult on kogu point on seal siis selles, et nii-öelda neid vanu ja neid legacy platvorme tuleks nagu vaadata siis vanade protsesside niimoodi kindlalt ja nagu seifilt, et kui me räägime nagu digitaliseerimise initsiatiividest, siis seda võiks võib-olla nagu teistmoodi ellu viia. Kiiresti funktsionaalsus turule, kohe kasutajalt tagasi ja nõnda edasi. Et kui vaadata kas või, ma ei tea, Facebooki või Instagrami, et kogu aeg tekib sinna natuke väikest funktsionaalsust juurde, ei ole Facebook 2.0 või 3.0, sellega see õppimiskõver on palju väiksem, eks ole. Ja ka praegu seal pangas, kus ma olen nüüd konsulteerimas, on tegelikult selgelt valitud välja mõned valdkonnad, kus tegelikult see funktsionaalsus peaks nagu kiiremini hakkama turule tulema. Mobiiliäpp on nagu üks hea näide, eks ole. Ja natuke seal ümber consumeri turu ka uute toodete, kus tegelikult siis on kokku võetud nii äriinimesed kui arendusinimesed kui ka nii-öelda siis lõpuni operatsiooniinimesed, kes siis nagu töötavad natuke teises moodis. Ja tegelikult tagasiside nendest valdkondadest läbi, mis iganes mõõdikud me võtame NPS-i ja muud sellised, on tegelikult palju parem. Eks päris nagu maha ei saa matta, küsimus on lihtsalt selles, et kas need organisatsioonid, kus meie töötame, on tegelikult piisavalt väiksed, et kõik võiks töötada nii-öelda selles mode 2 mingil hetkel. Et kas me tegelikult peame ikkagi neid kahte moodi nagu seal hoidma. Vot, ja siis selles valguses räägikski natuke rohkem, et mis need komistuskivid peamiselt on, et miks me midagi tehtud ei saa. Nii, ja nüüd lähen küll edasi. Ehk siis see kasutajakogemus, et siit selgelt juba hästi palju kuuleb seda, et see kasutajakogemus on saanud juba täna nagu peamiseks selleks konkurentsi, mis see competitive advantage on nüüd siis nii-öelda konkurentseeliseks, jah. Erinevates nii-öelda ärivaldkondades või erinevates nagu nendes valdkondades. Ta kindlasti oli nagu suur asi retailis vanasti, eks ole, oli panganduses, oli telekommunikatsioonis. Täna tegelikult kuuleb seda juttu juba peaaegu et igalt poolt, kaasa arvatud seal jäätmekäitlus ja nõnda edasi, eks ole. Et siit võib-olla paar head näidet, et mis mul endal oli, et kui Netflix tuli Eestisse, see oli vist selle aasta alguses äkki, et siis ma istusin lõunalauda maha, tellisin endale päevaprae. Päevaprae toomine reeglina võtab aega kuskil 10 minutit, võib-olla alla selle, eks ole. Et 10 minutiga mul oli nii-öelda Netflixi äpp alla laetud, kogu see subscriptionid liitumised tehtud, content mängima pandud, siis ma otsustasin, et vaataks veel nagu Apple Musicut vastu Spotify'd ka, täpselt samamoodi. Ehk siis mul oli tegelikult nagu suur hunnik muusikat ja suur hunnik contenti nagu sellised televisioonisarjade ja filmidega oli tegelikult nii-öelda näppude alla selle aja, kui mulle toodi päevapraad. Et nüüd näide siis nii-öelda nagu vana tüüpi industris, et kui me räägime telekommunikatsioonist näiteks, et mis on tegelikult nagu paljuski sama asi, internet ja mingi content sinna otsa, eks ole. Et siis oma vana teenusepakkujad pean siin kiitma tegelikult, et seal on hästi palju tegeletud nii-öelda nagu kasutajakogemusega ja ütleme, inimesed on ikkagi viisakad.